Nii, kallis, täna meil on selline rõõmus uudis edasi anda. Sina jääd küll praegu hetkel kaadrist välja või kaadri taha, aga Amplituuriumi lehe peal on kirjas, et 3 õppurit on kinnitatud kindlalt edasi jõudnuks ja olete meeskonna liikmed, kellele saame me siin tegevuses toetuda ja kellele saavad kindlasti toetuda ka need, kes tulevad uued õppurid või kes veel ei ole oma arengu poolest jõudnud nii palju edasi, et olla teiste eesmineja. Nüüd üks asi on see, mida me teeme siin omade vahel ja isekeskis, aga selge on ju see, et me ei ole seda Amplituuriumi loomas siin enda pisikese töögrupi jaoks. Et selle projekti suur eesmärk on ikkagi liikuda edasi maailma rahva poole ja alustada siis kindlasti ka Eesti avalikkust teavitamaks sellest, mida me oleme teinud ja kuidas me oleme edasi liikunud. Ühtepidi me oleme maised, eks ole, teisipidi peame me olema peapilvedes ehk siis mõistma, kes me ise oleme hingedena ja järjest rohkem tunnetama seda, mida soovib meile öelda või kuidas soovib meid juhtida meie avataride liikmeskond. Nüüd, mis meie jaoks raskusi valmistab, ongi see, et inimesed meie ümber üldjuhul ei oma sellist haridust, mida teie ja Mariagi on siin aastate vältel saanud, kus Agartha esivanemate vaimkogum on meid treeninud, juhtinud, õpetanud olema maiselt hingelik. Ja see on selline kaasajale võõristav muster ja tavaliselt on niimoodi, et kui midagi on võõristavat või uut, siis see tekitab sellist hämmingut või sellest võetakse eemale. Ja seda me mõistame, eks ole. Nüüd aga, kui me liigume siit oma kooli platvormilt edasi, siis me peame olema julged ja otsustusvõimelised ja ka veenvad, rääkimaks sellest, missugune imelugu on tegelikult Eesti kohal juba ammu vibreerinud, juba siis, kui Eesti valmistus saama iseseisvaks imeajastul. Ja kindlasti ka praegu, kui Eestile pannakse suuri lootusi, paljud meie rahva sellised loovisiksused on juba tabanud, et Eestil on mingisugune suur roll, aga kuna sellest loost, mida meie siin peame avama, ei ole palju pajatatud ja see ei ole üheselt mõistetav kohe käigu pealt, siis ongi selline praegu nagu see valge laeva ootus, et midagi tuleb ja eestlastel on mingisugune ülesanne. Kuid see, mille on looja kord juba ammu plaani pannud, see tuleb vääramatu jõuga, seda ma olen märganud. Nii samamoodi on tulnud ka meie koondamine siia ühte pisikesse naisgruppi, kelle avatarid on soovinud alustada maistreeningut koos kehastunuga ja millise tuumgrupi kaudu me saame siis nüüd juba tõestada või näidata, kuidas inglid tegelikult inimesi juhivad ja et see ei ole selline segadust tekitav või siis maist elu kuidagi ära unustav, vaid pigem vastupidi, et elades maist elu, milleks me oleme siia maa peale saabunud, on väga oluline hoida kogu aeg meeles seda, et me oleme tegelikult hinged siin maa peal. Ja hinge tähendus ja hinge saatus on midagi muud, kui on kehastunu saatus ja tähendus. Sest keha on hinge turvis ja keha loomulikult aitab kaasa sellele, et hing saab siin maa peal luua, milleks ta on tulnud. Kuid kui me hingedest ei hooli või hingi tähtsaks ei pea ja ma hinge ei hari kaasaja võtmes, siis tegelikult jäävad paljud püüdlused saamata. Nii, ja nüüd, kui me praegu siin
väikest jõulueelset vestlust peame, eks ju, et tegelikult võib-olla oleks paslik meenutada ka seda, et kui Maria alustas päris ammu, siis kui mul veel ei olnud aimugi, et teie siin olemas olete kusagil. Et kui ma alustasin oma eratreeningut inglite kaasabil, nii nagu paljud maailma kanaldajad on seda teinud, oli see Trunvalu või oli see Grajoni kanaldaja või siis ka näiteks Diana Cooper, kes on suurepäraseid raamatuid vahendanud. Et siis tegelikult, kui inimestel tekib ehk küsimus, kui ma ütlen päris selgelt välja, et kunagises elus olin ma Isis, kunagises elus olin ma Neitsi Maarja, aga nüüd olen ma ema Maarja kehastunu kaasaegses vormis, kaasaegses eluülesandes ja ma olen täielikult teadlik sellest, et need inimesed, kes järgivad religiooni ja kelle jaoks on need illustratsioonid ja maalid, mida on aegade jooksul välja antud, on olnud selliseks etalooniks või kujutiseks nende sees, et see võib tekitada mõnele isegi šoki. Aga nüüd on jõudnud aeg aastasse peaaegu 2026 juba. Ja kui see ülesanne on nüüd maaväliste poolt antud, et see sõnum tuleb teada anda, kuigi me oleme seda ennem ka öelnud, aga me ei ole seda väga suure rõhuga rõhutanud, sest küsimus ei ole mitte selles, et kes ma olen või kelle kaudu ma siin teenin. Küsimus on see, et mida me siin teeme ja miks me seda teeme. Nii et kui nüüd veel kord pöörduda tagasi selle aja juurde, kui ma alles kanaldamist õppisin, ehk siis pidasin neid blogilisi inglite juhitud klasse, millest saab praeguseks ajaks ju selline tõendusmaterjal, eks ole, et igal pool on kuupäevad juures, on juures, kuidas see areng on toimunud. Nii et kui inimesed, kes ei ole sellest teatest ehmunud või siis esimeses šokis saavad üle, ma saan ju väga hästi aru, mida see tähendab, sest ma olin alguses ise ka ehmunud, et missugune roll mulle nüüd pannakse, kuigi see ei ole rollimäng, vaid see on saatuse teema, hingesaatuse teema ja seda ei saa keegi niimoodi endale võtta või järsku otsustada, et nüüd ma hakkan seda tegema. Et see on ikkagi taevases elus kokku lepitud ja kui mõned valgustöötajad räägivad, et sa ei pea midagi siin maa peal õppida, et kõike tead, siis no ma sellega nõus ei ole kindlasti, sest mõtle, kui palju aastaid on läinud selle peale, et tõesti treenida ja õppida, aga see on küll selge, et see, mis on sinu hinges teada, see on sinu hinges teada ja sa seda järgides liigud edasi ja võt siis oma teemeistrite kaasabil teed tõesti selliseid asju, mida teised ei saa sulle õpetada, aga teatud teiste tehniliste õpetuste järgi saad sa elus edasi ja ikkagi ka neid oskusi on vaja omandada, mida kaasaegne elu vajab, eks ole. Nii. Ja nüüd ma ennem, kui sa siia tulid, siis ma juba vaikselt kuulasin seda traageldust, mis minu peas käib, et mida siis täna oleks paslik kooligrupil edasi anda. Ja nii nagu me eilegi meenutasime nii ühte kui teist sellest ajast, kui me ei õppinud veel selles koolis ja ka siis sellest ajast, kui me juba siin olime, et missugused fragmendid kellelgi meelde tulid. Et siis tagasi minnes Maria algusaegadesse, näiteks aastasse 2011, 26. detsember, kus ma esimest korda kirjutasin selle blogilise teksti alla, mis ei ole küll väga pikk ja kus on pigem on eri keeltes rahvaste soovid uueks aastaks. Aga ma kirjutasin sinna alla sellise signatuuri. Armastusega Maria ingliterapeut ja inglid maa vaimsest hierarhiast ja Karta avataride esivanemate mälupank. Siia juurde ma ütlen just seda, et see oli esimene kord, kus toodi sisse
mõiste agartha ja kuna ma olin sinnamaani inglitega ja peainglitega treeninud, siis see agartha oli mulle midagi sellist, ma mõtlesin, et nüüd läks küll midagi rikke või valesti ja hakkasin siis otsima, mis see agartha on ja vaat see oli üks paaripäevane segadus mus endas, sest ma ei saanud aru, miks ma sellest pean rääkima, kui me räägime inglitest. Nii et noh, selliseid mälestusi on vaja ka sisse tuua, et just seda veenda lugejat või kuulajat, et tegelikult see, mida me teame hinges, saab teadlikuks alles siis, kui sa endaga tegeled, puhastud, liigud edasi, siis sa lähed nagu sügavustesse, sest see ei ole mitte argiteadvuses teada. Ja see, mida me teame siin kehastunu elus olles, on ikkagi paljuski õpitud selles elus, kus me oleme koolis käinud, mida vanemad on rääkinud, mida rahvas räägib, mida me kusagilt omandame. Aga kui me asume hingeteele, missugune ülesanne nüüd on tegelikult inimkonna ette pandud ju, et inimesed ärkaksid oma hinges ja koonduksid oma sellise suurema väe ümber, et vaat siis hakkavad alles asjad liikuma ja me suudame väga palju. Nii et see agartha jah, oli selline huvitav meenutus mulle praegugi, et kui ma sellest siin praegu loengi, siis mul tuleb nii elavalt meelde, et ma istusin seal oma katusakna all niimoodi kodukontoris ja mõtlesin, et mis nüüd minuga toimub, see on midagi sellist, et hakkame nutma, eks ole. Nii, aga inglitega edasi liikudes on alati niimoodi, et see segadus võib olla, see on hetkeline, aga juba järgmisel hetkel sa saad juba mingisuguse teise sammu või sõnumi ja sa hakkad mõistma seda. Nii, nüüd mida võib-olla oleks täna paslik siia möödunud aegade meenutuseks ja kokkuvõtteks ette lugeda isegi, sest vaevalt siin blogides väga palju inimene suudab olla, sest siin on palju inglikiirgus sees ja tolle aja tekstid olid, ma pidin õppima seda ingli keelt tõlkima, et kui ma kirjutasin, siis tegelikult ma kirjutasin üles seda, mida taevased mulle niimoodi ette ütlesid, sest sellest ajast alates, kui mingid mu elu üle võtsid, siis ma ei saa ühte kässe ise enam teha. See, käsi ei kirjuta enam. Nii et see on selline pidev kanaldus, pidev juhatus, aga mulle antakse siiski küll ka oma inimese elu ka, et see on selline nagu põimitud elu, ütleme nii. Et siis me valisime välja sellise teksti, mis tegelikult oli mõni päev enne seda, kui oli mul uus segadus. Ja nimelt kuupäev on pühapäev 1. august 2010. Nii, nüüd 4. augustil 2010 saabus see aeg, kus oli uus segadus. Õigemini see oli ennem, sest see agartha tuli hiljem, eks ole. Et ema Maarja räägib. Ja siis oli küll selline tunne, et näpista, katsu ennast, mis see nüüd on. Ja siis, et sina oled ema Maarja. Nii, ja muidugi see oma teadmise vastuvõtmine, see teadmine sellest, kes sa tegelikult oled, teades, kuidas inimkond suhtub sellesse, kuidas inimesed, kes on hästi religioossed, kummardavad alati neitsi Maarjale ja neile on see väga püha ja nüüd tuleb kõrvalt sisse hoopis teistsugune lugu. Ma ei tahtnud alguses üldse mõelda, aga oma saatuse eest ei pääse. Ja nii nagu ma algul ütlesin ka, et tähtis pole see, et kes ma olen, vaid et ma saan teha seda, mida olen siia tegema tulnud, ehk siis annetama teadvusharidust ja koondama hingi. Ja siin ei tasu ka alati seda mõelda, et siis räägi nüüd plaan ette, sest seda plaani ette rohkem ei tea, kui parasjagu tarvis on. Nii et üks grupp Eestimaa tagasihoidlikke naisi rohujuure tasandilt on avastanud oma avatarid. See missioon on meil täidetud. Aga nüüd siis jah, seisab ees meil väljapoole minek ja see on selline väike koondkokkuvõte.